Hea sõber, täna vaatleme Debora võidulaulu teist osa. See ei ole lihtsalt võiduka lahingu kirjeldus, vaid tegudeks vormitud armastuse lugu oma rahva ja Jumala vastu. Aga kuulakem selle laulu siis teksti otse nii, nagu see on antud meile Kohtumõistjate raamatu 5. peatükis 13. kuni 31. salmini. Tol korral läks jääk alla vägevate juurde. Issanda rahvas tuli kangelastena alla mu juurde. Efraimist need, kes olid välja juurinud Amaleki, sinu järel Benjamin koos su hõimudega. Maakirist laskusid käsuandjad ja Sebulonist valitsus kepikandjad. Deboraga koos mu vürstid Issaskaris ja nagu Issaskar, nõnda Baarak läkitati orgu tema kannul. Ruubeni rühmadel olid suured arupidamised. Miks jäi istuma sadula korbide vahele kuulama karjaste vilesid? Ruubeni rühmadel olid suured arupidamised. Gilead jäi paigale teisel pool Jordanit ja Daan, miks ta teenis võõrastes laevades. Aaser istus mererannas ja jäi oma valgmate juurde. Sebulon on rahvas, kes osutas surmapõlgust, nõnda samuti Naftali välja kõrgete paikade peal. Kuningad tulid, sõdisid tol korral, sõdisid Kaanani kuningad Taanakis Megido vee ääres, aga õbedat nad saagiks ei saanud. Taevast taplesid tähed oma teedelt, taplesid need Siisera vastu. Kiison jõgi uhtus nad ära, munasaja jõgi, Kiison jõgi, astu mu hing väega. Siis tuli ovukapjade plaginad tema täkkude nelja ajades. Need Gemeeros, kes ütleb issanda ingel, need tõesti ta elanikud, sest nad ei tulnud issandale appi kanglaste hulgas. Õnnistatud olgu naiste hulgas Jael, geenlase Heeberi naine, õnnistatud naiste hulgas telkides. Teine küsis vett, tema andis piima, ulatas kalli kausiga petipiima. Ta sirutas käe vaia ja parema käe töömeeste vasara järele. Ta tagus Siiserat, lõhkus ta pea, purustas ta ja puuris läbi ta oimud. Jaeli jalgade juures vajus Siisera kokku, langes, jäi lamama. Jaeli jalgade juures ta vajus, langes. Kus ta vajus, seal ta langes tapetuna. Siisera ema vaatas aknast, kurtis läbi akna ava. Miks viibib ta vanker tulemast? Miks pole kuulda ta rakendite müra? Tema targemad vürstinnad vastasid talle. Ka ta ise andis enesele vastuse. Eks nad leia jaga saaki. Kaks tüdrukut mehe kohta kirjusid kangaid saagiks Siiserale. Saagiks kirjusid kangaid, kirjatud rätid, 2 rätti saagiks saadute kaeltel. Nõnda hukkuvad kõik su vaenlased, issand. Aga kes sind armastavad, need on otse kui päike, kui ta tõuseb oma võimuses. Ja maal oli rahu 40 aastat. Aamen. Täna selle muistse laulu üle mõtiskledes küsigem endalt, kellele kuulub minu süda. Debora alustab oma laulu sõnadega, minu süda kuulub Iisraeli käsuandjatele. Miks? Sest just need astusid rahva hulgast vabatahtlikult välja, nende südant iseloomustas Jumala kuuletumine kriitilises olukorras. Enne otsustavasse lahingusse minekut oli aeg, kui inimesed kartsid. Nad ei julgenud isegi linna müüride vahelt väljuda, et vett tuua. Kuid pärast võidukat lahingut ütleb Debora, ülistage issandat vee jagajaid jootmiskünade vahel.
Vett on võrreldud ka Jumala sõnaga. Veeammutuspaigad on kohad, kus me kohtume, et kuulata ja jagada Jumala sõna. Need ei pruugi olla alati kiriklikud teenistused. Need paigad võivad olla ka seal, kus vaipadel istujad rändurid puhkavad. Kas sina oled see, kes on valmis oma sõpradele ja perele jagama ka Jumala sõna elavat vett? Või sa kardad ja häbened? Tõsi, Deborah kirjeldab siin lahingusse minejaid kui koju jääjaid. Kui kõlas hüüd ärka, ärka, siis rahvas jagunes kaheks. See on hetk, mis meidki paneb tõsiselt järele mõtlema. Mitte kogu Iisrael ei läinud lahingusse. Oli neid, kes läksid Sebuloni ja Naphtali sugur, osutasid surmapõlgust. Nad ei hoolinud oma elust, nad armastasid Jumalat rohkem kui oma mugavust. Nad tormasid lahingu kõige palavamatesse kohtadesse ja Issaskar tema vürstid olid koos Deboraga. Nad jagasid ühist nägemust. Sellised inimesed olid nagu päike, mis tõuseb oma väes. Nende armastus Jumala ja oma rahva vastu muutus tegudeks. Kuid seal oli ka teistsuguseid, need, keda me kaasaja kristlaskonna hulgas liiga tihti kohtame. On öeldud, et Ruubeni ojade ääres olid suured arupidamised. Nad istusid, pidasid koosolekuid, analüüsisid olukorda ja jäid lõpuks ikkagi oma karjade juurde. Tuleb muidugi tuttav ette, millised on meie lõputud arupidamised. Meil on sageli head kavatsused ja plaanid, aga otsustaval hetkel jääme koju. Meie oma asjad, oma karjad on meile tähtsamaid kui Jumala kutse. Seal on ka Daan. Tema tegeles laevadega. Ta on nagu edukas globaliseerunud ettevõtja juht, kelle maailm keerleb äri, logistika ja rahvusvaheliste ärisuhete ümber. Kasum oli tema jaoks tähtsam kui vendade aitamine kriitilises olukorras. Kasum muutis ta kurdiks oma rahva appihüüetele. Ja Aaser, kes istus lihtsalt mere ääres ja nautis elu. Nii oli kõige mugavam. Tema esindab heaolu ühiskonnas üles kasvanud inimeste arhetüüpi. Ta ei tee midagi valesti, ta lihtsalt istub mere ääres ja naudib elu. Ta esindab eluhoiakut, mis väldib riske ja konflikte. Ta kehastab neutraalsust ja passiivsust, kuid kõige kurvem näide on selles loos linn nimega Meeros. Seda lausa neetakse. Miks? Mitte sellepärast, et nad oleksid teinud midagi kurja, vaid sellepärast, et nad ei teinud mitte midagi. Nad ei tulnud vendadele ega issandale appi. Neid iseloomustas ükskõiksuse patt. Jumal ei vaja aga tingimata suuri armeesid. Ta vajab alandlikke ja motiveeritud südameid. Päris Deborah võidulaulu lõpuks tuleb jutt kahest naisest. Jaelist ja Siisera emast. Kaks naist, kaks vastandlikku lootust. Jael ei olnud sõdur. Ta oli oma telgis, toimetab koduperenaine. Aga kui vaenlane Siisera tema juurde põgenes, siis ta kasutas seda, mis parajasti käepärast oli, vasarat ja telgivaia, et too mees hukata. Ja Jael kasutas talle antud hetke tõepoolest ka teatud julgusega. Jael esindab aktiivset tegudesse valatud usku ja armastust. Ta ei vaja armeed ega imesid. Nii võime meiegi oma argipäevades ja kodus võita vägagi suuri lahinguid. On vaja olla vaid Jumala poolel. Jaeli vastandina toob laul esile Siisera ema. Ta vaatab aknast välja, ootab oma poega, kes iial tagasi ei tule. Ta unistab saagist ja
kirjutas kangastest. See on pilt maailmast, mis pakub illusoorset turvatunnet, uhkust ja enesepettust, mis lõpuks kokku variseb. Võidu lootus asendub selle naise südames raske leinaga. Hea sõber, Deborah laul lõpeb sõnadega: nõnda hukkuvad kõik su vaenlased, issand, aga kes sind armastavad, need on otse kui päike, kui ta tõuseb oma võimuses. Tahtmatult küsime, kes olen mina sellel muistse võidulaulu arhetüüpide kaardil. Olen ma Ruuben või Aaser, olen ma Daan või Jael? Kas ma armastan oma rahvast ja Jumalat rohkem kui iseennast? Kui jah, siis muutugu see armastus tegudeks. Jumal otsib ka tänaste kriiside ja võitluste keskel neid, kes on valmis minema väravaisse, et seista tema tõe eest. Need, kelle armastus muutub tegudeks, tõusevad nagu päike, et kanda valdust pimedasse maailma. Aga järgmisel korral me räägime Midianite nuhtlusest ja juba uuest kohtumõistjast, Gideonist ja tema kutsumisest. Seniks kohtumiseni.